Sündmused Ukrainas hoiavad Eesti inimeste meeled hästi elevil, ärevil. Me kõik mõtiskleme selle üle, kuidas aidata neid, kes on sõja tõttu hädas. Ja paljud meist ongi oma annetused teinud ja esemelise abi kogumispunktidesse viinud. Selle küsimuse arutamiseks kogunes ka täna 1. märtsil meie kirikuvalitsus. Eesti kirikul on nüüd väga hea võimalus uurida peapiiskopilt, mida kirikuvalitsus täna arutas ja milliste otsusteni te jõudsite. Palun, Urmas Viilma. Jah, aitäh. Et loomulikult on mure ju meil kõigil suur ja selle murega ju seguneb ju teatud mõttes hirm oma nii-öelda usukaaslaste pärast, hirm tavaliste inimeste pärast Ukrainas, aga hirm samamoodi ka ju iseenese maa ja rahva ja lähedaste ja kogu meie nii-öelda tänase ühiskonna korralduse pärast. Aga meil täna oli tegelikult kirikuvalitsuse korraline istung, et me ei kutsunud eraldi teda kokku, aga selle korralise istungi üks päevakorrapunkt kohe päris alguses, esimene päevakorrapunkt oli ka olukord Ukrainas, sest pärast nii-öelda sõja eskaleerumist, ma ise ka kasutan vahel sõna sõja algus, aga tegelikult ukrainlased korrigeerivad, et sõda käib juba 8 aastat. Ütleme siis, et see intensiivne rünnak ja sõjategevus, mis algas nädalapäevad tagasi ööl vastu 24. veebruari, et see on meid ju kõik ärevaks teinud ja selle nädala jooksul ei ole kirikuvalitsus oma nõupidamisi pidanud. Me oleme küll isiklikult aeg-ajalt suhelnud ja loomulikult mina peapiiskopina olen teinud terve rida erinevaid samme astunud ja avaldusi teinud. Aga täna meil oli eraldi päevakorras ja me tegelikult arutasime 2 küsimust. Esiteks, kuidas aidata Ukraina rahvast, millised on meie võimalused aidata rahvast, ukrainlasi ja see oli kompleksne küsimus. Me arutasime, millist abi me saame anda siin kohapeal organisatsioonidele, kes ukrainlastega tegelevad, kuidas me saame abi saata päris kohale Ukrainasse, sest olukord on ju seal väga ärev ja meie partnerkirik Ukraina Saksa emakeelne luterlik kirik on nende peakorter asubki lausa Harkivis, kus täna on olnud hästi intensiivsed pommitamised ja pikalt arutasime ja jõudsime siis otsusele eraldada reservfondist lausa siis teha eraldi rahaline toetus 20 000 euro ulatuses, mis arvestades meie kiriku võimalusi on, ma arvan, et üks ajaloo suurim selline rahaeraldus. Samas meil on valmidus, kui peaks olema tarvidus, siis me oleme valmis veel vaatama võimalusi ja vahendeid. Ja see 20 000 eurot siis esialgu jagunes toetuseks Luterlikule Maailmaliidule, kes on käivitanud ülemaailmse kampaania Ukraina toetuseks raha kogumiseks ehk siis erifondi Luterlikule Maailmaliitu, teiseks Tallinnas tegutsev Ukraina kultuurikeskus ja meie siis sellised kristlikud vennad ja õed Ukraina Kreeka-katoliku koguduses Tallinnas Laboratooriumi tänaval, kes seal toimetavad, et neid toetada rahaliselt, kui mu mälu mind ei peta, siis see oli 3000 euro suurune rahaeraldis, 5000 oli siis Luterliku Maailmaliitu ja 2000 otsustasime saata otse siis meie sõsarkiriku, Ukraina kiriku teoonia üksusele. Need rahaülekanded on kõik toimunud ja 10 000 eurot on jäänud esialgu veel selleks, et
oodata nüüd konkreetsemat abivajadust veel. Vaavo Üprusega eile rääkides ta kasutas päris kena väljendit, et maratoni jooksja ei vaja veepudelit tingimata jooksu alguses. Mis tähendab seda, et me peame olema valmis abi ka edastama või abi andma ka mõne aja pärast uuesti ja selleks see 10 000 ka praegu reservis on siiski sihitusega Ukraina toetuseks. Ja teine asi, me oleme käivitanud ju ka ikkagi kaardistamise, kuidas toetada põgenike vastuvõtmist meie kogudustes. Viimased andmed nüüd on siis teisipäevase seisuga, et esialgne kaardistus näitas, et umbes suurusjärgus 200 inimest võiks meie koguduste ja kiriklike asutuste baasil saada peavarju ja see on praegustel andmetel isegi ületatud. See jaguneb küll kolme sellisesse kategooriasse, et on kiiret abi vajavad sellised teatud mõttes nagu suuremate saalide ja madratsite baasil mõneks päevaks maksimum antav peavari, siis võib-olla mõneks nädalaks antav peavari ja kolmas on siis juba sellised eluasemed, kus saaks terve perega jääda elama pikemaks ajaks. Ja siin me loomulikult oleme partnerluses kõigi teiste organisatsioonidega, kes Eestis praegu toimetavad, sealhulgas siis pagulasabi, kellest väga palju on juttu olnud. Ja need olid meie arutelu teemad. Samamoodi on mure ju ka selles, et kui tulevad sõjapõgenikud, nad vajavad ka vaimset tuge, nad vajavad hingehoidu, on vaja inimesi, kes on keeleoskajad, selleks on Sotsiaalministeeriumi peakaplan nõunik Katri Aasla-Tepandi saatnud kirikutele laiali omakorda üleskutse, et oleks vabatahtlikke, kes tuleksid appi ja aitaksid Ukraina põgenikke siis kohaneda, oleks neile siis tugiisikuteks ja ka see on meie kiriku inimestele laiali läinud see üleskutse. Ja lisaks kõigele võttis kirikuvalitsus täna vastu ka konkreetse pöördumise või avalduse seoses sõjaga Ukrainas. Et olen mina ise väljendanud üsna, ma arvan, selgeid seisukohti Ukraina sõja osas juba Eesti Kirikute Nõukogu vabariigi aastapäeva hommikul, kui oli vaid mõni tund möödas selle sõjategevuse algusest, tegi avalduse, mis oli adresseeritud rahu saavutamisele. Mina oma jutluses vabariigi aastapäeval pöördasin tähelepanu Ukraina sündmustele ja sõjale. Palvus, mis toimus laupäeval enne suurt meeleavaldust Tallinnas Vabaduse väljakul, oli palvus enne seda ju ka Kaarli kirikus, kellel on huvi, saab selle jutluse teksti üles otsida ka e-kirikust või ka ilmus see ilmalikus meedias või ka vaadata seda palvust järele. Seal on selgelt, olen sõnastanud ka sidunud siis Putini režiimi kurjusega ja öelnud, et see selline režiim ei ole kindlasti midagi, mida me keegi saaksime toetada, ehk siis olen selle režiimi hukka mõistnud. Aga kirikuvalitsus ei ole saanud veel väljendada selget seisukohta sellise kollektiivse organina ja täna me oleme sõnastanud ka avalduse, mis natukene ka haakub minu Karjase kirjaga, kus ma samamoodi mõistan hukka Putini, nimetades lausa Putinit nimepidi ka selle režiimi ja selles avalduses, mille konsistoorium on täna vastu võtnud siis vastlapäeva kuupäeva, 1. märtsi kuupäevaga, seesama avaldus siis samamoodi mõistab hukka väga otsesõnu. Tsiteerin, ERK konsistoorium mõistab hukka Venemaa juhtkonna algatatud sõjalise rünnaku Ukrainale. Sõda ohustab Ukraina riiklikku iseseisvust ning on juba toonud kaasa tuhandeid inimohvreid, sealhulgas rahulike elanike seas. Ja see on vaid üks kild sellest avaldusest, mis siis ka avalikkuseni jõuab. Nii et need on olnud sündmused, mis nädala jooksul ka meie kirikus on pannud mind tegutsema, kirikuvalitsus tegutsema ja
ja loomulikult ei ole siin mingit kahtlust, et ma ei ole kohanud veel kirikus kedagi, kes kuidagi seab kahtluse alla vajaduse seda aktsiooni, mille Putin on algatanud Ukraina rahva vastu, kuidagi õigustada, et vastupidi. Ja inimesed, kes püüavad siin nüüd kirikule omakorda, võiks öelda, infooperatsioone korraldada ja öelda, et kirik on liiga leebe oma väljaütlemistes või ei soovi konkreetselt väljendada ennast sõjavastase seisukohtadega, siis need inimesed, ma julgen öelda, esindavad ise mingisuguseid kahtlaseid jõude ja ei ole aru saanud sellest, et kirik on väga selgelt sõjavastane ja alati ei pea seda otsesõnu välja ütlema. Meil on kirikus kõnelemine alati seotud ka viisaka ja väärika väljaütlemisega, aga vahel tuleb ka muidugi otse öelda. Suur tänu, peapiiskop, selle informatsiooni ja intervjuu eest, mis suurepäraselt väljendas seda, et ELK alustades oma valitsusest, aga hõlmates igat kogudust on väga selgel positsioonil, solidaarsel positsioonil Ukrainas elavate inimestega ja mõistab selle agressiooni otseselt hukka ning on valmis väga otseselt nii sõna kui teoga aitama hädas olijaid. Suur tänu, peapiiskop. Aitäh ja ma muidugi lisan, et kolmapäeval, kui on nädal möödas sellest agressiooni algusest, siis tuhkapäev palvepäevana olen ka oma karjase kirjas kutsunud üles loomulikult palvetama Ukraina rahva pärast. Ja see on see, mida meie kristlastena teha saame, et seda ei meie eest mitte keegi teine, et saavad inimesed hügieenitarbeid viia kogumispunktidesse, inimesi vastu võtta, aga palvetada oskavad ja saavad need inimesed, kes seda igapäevaselt teevad. Ja see on kindlasti meie kiriku ülesanne ja kolmapäeva õhtul kell 6 ka helisevad kirikute kellad selleks, et mälestada tõepoolest nüüd juba tuhandeid inimesi, kes on selle nädala jooksul selles sõjas surma saanud. Just. Ja, aitäh ja head paastoaja algust. Rahu kõigile. Aitäh. Tere, õpetaja Aavo Üpruse. Saan sinult uurida, milline on Eesti evangeelse luterliku kiriku, tema allasutuste, erinevate struktuuride, koguduste valmisolek aidata Ukraina sõjas hätta jäänuid. Et tuletan meelde, et eile saatsid sa Eesti diakoonia nimel välja kirja, kus palusid saata infot, milline on valmisolek. Milline pilt praeguseks hetkeks teisipäeval 1. märtsil on sul olemas? Jah, aitäh. Eks Eesti evangeelne luterlik kirik on vaba rahva kirik, kes on alati vaba rahvaga ja ka siis, kui see vaba rahvas on agressori ründe all, on ta siis meie oma kodukond või on ta siis meie kodu Euroopa näol, nagu see praegu Ukrainas toimub. Ma tõesti pöördusin palvega kõigi Eestimaa koguduste ja ELK allasutuste poole, et nad kaardistaksid oma võimalused 24 tunniga. Ja sellel pinnal, mis mul praegu vastuseid on kogunenud, tõsida on, et siin on veel neid kindlasti palju teel, on meil pakkuda päris kindlalt ligi 200 kohta, kui see vajalikuks peab osutuma. Lisaks sellele siis ka hingehoidjate abi, nii otseselt nende majutuskohtade juures, siis kui siis ka nagu laiemalt koostöös hingehoiukeskusega ja ka Sotsiaalministeeriumi peakaplan Katri Aaslov-Tepandiga ja hingehoiu ja diakoonia assessor Ove Sandriga. Kui heaks sa seda valmisolekut praeguse seisu põhjal julged hinnata?
sõda algab järsku ja siis ei saa loota, et kõik on kohe esimesel päeval püssi all rivis. Küll aga ma arvan, et see on praegu vajadustele vastav ja kui Eesti riik on lubanud vastu võtta 2000 inimest ja kirik võtab sellest 10%, siis see proportsioon on igati arusaadav ja mõistlik. Aga kindlasti ma usun, et väga paljud teised vabaühendused ja ka ERK-välised kogudused ja kirikud tulevad meiega kaasa juba praegu on meiega kaasa tulnud nii meie varjupaikade süsteem, milles on enamasti nagu vabakoguduste inimesed, samuti ka metodisti kiriku laagrikeskus Gideon ja see on ilmselt oluliselt suurem number, kui ma nimetasin, aga ma püüdsin olla konservatiivne. Ja eile välja saadetud kirjas soovisid sa seda teavet tänaseks. Milline on su sõnum täna? Kas need kogudused, erinevad struktuuriüksused, kes tunnetavad täna veel soovi ja näevad oma võimalust osaleda, kas nad võiksid veel jätkuvalt samal aadressil Eesti Diakooniale teada anda oma konkreetsest valmisolekust? Kahtlemata, Jumal tahab, et tema kirik oleks alati valmis. Ja ma ei ole sedavõrd sinisilmne, et ma arvaksin, et see sõda saab lõpule oma lõpuga ja ma ei arva ka, et see lõpp on nii väga lähedal. Seetõttu kahtlemata võib-olla isegi see vajadus on nädala pärast ja kuu pärast ja võib-olla ka 6 kuu pärast oluliselt suurem, kui see on täna. Aitäh, õpetaja Avo Üprus. Õnnistust ja rõõmu. Ukrainas toimuv on tekitanud paljudel kogudustel soovi avaldada solidaarsust ja toetust. Toetust neile, kes on sõja tandrile jäänud, kes kaitsevad oma kodu ja kodumaad. Rakvere koguduse õpetaja ja Viru praostkonna praost Tauno Toompuu, palun räägi, kuidas olete Rakveres otsustanud oma toetust avaldada ja väljendada? Ja tere ka minu poolt. Et nii palju siis oleme juba praegu teinud, et kõik jumalateenistused, mis on nüüd sõja ajal siis toimunud, oleme loomulikult teemat eestpalves hoidnud ja rääkinud, ka jutlustes pole sellest saanud mööda minna ja püüdnud siis jagada sellist toetavat ja julgustavat sõnumit. Aga nüüd alates tuhkapäevast siis otsustasime, et Rakvere kogudused, kõik, kes me oleme, kristlikud kogudused, et me koguneme ühisteks palvusteks, et omal ajal me käisime koos ühistel teenistustel ka, tegime kirikupäevi, aga üks vahe tuli siin väike selline paus sisse ja nüüd tundus, et see on nüüd õige aeg, kus näidata taas sellist ühtsust ja koosolemist ja siis ongi, et me tuhkapäevast alustame ühise teenistusega Kolmainu kirikus, alustame paastuaega ja siis igal kolmapäeval kogu paastuaja vältel siis erinevas Rakvere koguduses saame kokku, et pidada ühist palvust Ukraina ja rahu eest. Et see on selline vaimulik tegevus, aga loomulikult kogudused on aktiivselt näidanud üles ka initsiatiivi ja anda oma selline füüsiline ja materiaalne panus, et nii vabatahtlik oleme üles andnud siis siia Punase Risti kogumispunkti omavalitsusse ka, et kuna Rakvere linn on üks neist nii-öelda sõjapõgenike siis vahepeatuskohti, kus nad 48 tundi siis on koha peal, kus neid siis majutatakse ja saadetakse siit edasi, kuhu keegi siis läheb, nii et tegelikult seda vabatahtlikku abi on siin päris palju vaja ja ka võimalik teha ja vist küll kõik kogudused on siin oma käe juba alla ka pannud ja küllap panevad veelgi. Suur tänu selle informatsiooni eest. Ja mul on meeldiv võimalus uurida Urvaste koguduse õpetajalt ja Võru praostkonna praostilt Üllar Salumetsalt, kuidas läks teil laupäeval korraldatud palvus Urvaste kirikus Ukraina heaks? Kes olid kirikus ja millise palve te kõige vägevama ette tõstsite? Jaa, meil Urvaste kirikus toimus laupäeval
palve Ukraina eest. Ja siia kirikusse olid kogunenud 10, täpselt ei lugenud ära või oli natuke rohkem ukrainlast, kes siin piirkonnas töötavad, kõik olid naisterahvad ja nendele lisaks oli siin ka 12 eestlast ja ka Urvaste koguduses on tegelikult koguduse liikmeid ka ukrainlasi, kes on juba siia Eestimaale ja siia Urvastemaile juba 70. aastatel tulnud. Eks see sõja algus mõjus meile kõigile väga šokina ja kui tuli, mida esialgu me teha saime, kui palvetada ja me viisime läbi selle palveteenistuse koos naaberkoguduse õpetaja, Karula koguduse õpetaja Enno Tanilasega. Tegime seda siis nõnda nagu saime kahekeelsena just ukrainlaste pärast. Ukraina keelt me ei oska, aga me saime palveid lugeda nii vene kui eesti keeles ja süüdata küünlad, palveküünlad kirikus. Milline oli tagasiside palvusest osa võtnud ukrainlaste poolt? Kas nad avaldasid oma emotsioone, mingeid mõtteid? Ja, nad olid väga tänulikud ja tänasid meid, et nendel selline võimalus oli. Mulle tundusid, et nad olid sellised väga heitunud ja arglikud. Nad on muidugi tulnud siia Eestimaale tööle, et omale raha teenida ja nüüd nad teavad, et nad ei saa kodumaale minna. Aga nad olid väga-väga tänulikud. Me teame küll, et nad on nagu õigeusklikud, aga kuna ilmselt tööandja, kes ka minuga ühendust võttis, tundis mind, siis seekord tulid nad siia Urvaste kirikusse ja nad olid väga tänulikud. Ja. Suur tänu, Üllar Salumets, kõike head. Mul on hea meel uurida Risti koguduse õpetaja Annika Laatsilt, kuidas teie kogudus, millel on ju väga tublid kogemused praktilise abi andmiseks pagulastele, kuidas teie kogudus on otsustanud, kuidas ja kas saate abistada Ukrainat? Kas on juba olnud mahti konkreetseid plaane teha? Tere kõigepealt ja ma pean ütlema, et jah, ühtepidi on hea meel, et meil on need plaanid, teistpidi on ääretult kurb, et me taastame mõtlema sõjapõgenike peale. Käisin täna just külas meie Süüria perel, rääkisime nendega, kes nad on sõjast tulnud, kuidas neil kangastub kõik see, mille eest nad siia pagesid ja kuidas nad praegu mõtlevad Ukraina peredele ja lastele, kes seda sama läbi peavad elama. See on tegelikult ääretult traagiline, et me oleme taas selles seisus, et on küsimus sõjapagulaste majutamises ja abistamises. See on huvitav, et olukord just selline, et meie Süüria pere, kes on olnud siin Harju Ristil meie koguduse juures aastast 2016, on just nüüd nagu valmis selleks kolida Tallinnasse ja hakata nagu päris iseseisvalt elama. Me just hakkasime mõtlema, et kuidas aidata neil leida üürikorterit, et pereisa, kes Tallinnas tööl käib ja kõik, et jaksaks seda maksta. See on nagu selline kutse kõigile, kellel on mõni hea mõte, kuidas aidata sellel perel Tallinnasse liikuda. Ja samal ajal nüüd siis tuli koheselt üles see teema, et aga kas me oleme järgmiste sõjapagulaste jaoks valmis. Meil oli plaaniline juhatuse koosolek pühapäeval ja kuidagi meil on see koguduses juba nõnda, et pikka juttu ei ole vajagi selle üle ajada. Me pigem loeme kokku, palju meil on elamispinda, kus on vaja veel mis remonti teha, kus vaja ahi, kiiresti kohendamist või kus on vaja värvida, tapeeti panna ja lähinädalatel kõik see ees seisab. Nii et jah, me oleme juba andnud oma valmisolekust teada järgmisi peresid, kui on vajadust vastu võtta. Aitäh. Nii et ma saan aru, et Risti koguduses vähemalt on kohata sellist siirast valmisolekut aidata kõige praktilisemal kombel neid, kes on sõja tõttu hätta jäänud. Ja pole küsimustki just ja meil on see
meil on see kogemus väga selgelt ka olemas, kuidas ääretult kiiresti mobiliseeruda, kõik vajalik kokku koguda ja inimesed on kuidagi sellesse nagu niimoodi sisse kasvanud, et see on midagi, milleta kuidagi oleks nagu raskegi kristlane olla või mis see risti inimeseks olemine siis veel nagu tähendada võiks. Aitäh, õpetaja Annika. Rõõm, jõudu teile. Tartu Peetri koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna praost Ants Tooming, sina oled teada andnud, et Tartu Peetri koguduses korjati Ukrainale mõeldes 2000 eurot Ukraina heaks, Ukraina toetuseks. Palun ütle, miks inimesed selle raha on andnud, mis nad sinu meelest selle Anniga soovivad väljendada? Ma arvan, et see on selline esmane kiire reaktsioon ja võimalus otse abi kohale toimetamiseks. Loodame muidugi, et kõik seal toimib mingil määral, aga midagi paremat me teha ei saa kogudusena, et kõik need eluks tarvilikud vahendid ja sõjatehnikad, sellega tegelevad ju organisatsioonid juba väga usinalt, et ma arvan, me hakkaks sellisel juhul isegi segama seda, et pigem saab igaüks ise viia sinna koguduse poolne tugi, mida me oleme konkreetsele kogudusele ka varem teinud, jõuab väga ruttu kohale ja teeb suurt abi seal. Iga 100 eurot juba oli varasemal ajal nende jaoks väga suur kingitus. Et see 2000 oli jah selline esimene, aga täna on see juba 2 korda sama palju kasvanud see toetus koguduse kaudu, et me ootame nüüd hetke ja teeme selle annetuse kindlasti veel. Ma just praegu kirjutasin sinna ja küsisin, kuidas olukord on. Et kas sellest on abi, et kui vastus tuleb, et siis saab edasi mõelda. Et inimesed on südamest teinud annetusi, ma tegin koguduse listi ja ka kirikusse vist sai laialt, et mitmed teised kirikuõpetajad on praegu helistanud, et loodame, et see kanal töötab kõige paremini ja luterlaste jaoks, et see on nagu selline koguduse poolne soov ju omasid toetada, et koguduse kaudu mingit sõjatehnikat korraldada oleks natukene kohatu, et ma arvan, et see raha on kõige parem abi, mis me anda saame. Ja see on kõige vähem, mis me teha saame lisaks sellele ohtrale palveelule, mis on ka vallandunud nüüd. Ja, just, võib-olla on paljudele üllatuseks isegi, et Ukrainas on evangeelne kirik kohal, et luterlikke kogudusi on ja mul on rõõm kuulda, et Tartu Peetri kogudus on siis varasematki suhetes sealsete luterlike kogudustega. See väga vana see suhe ei ole, et eks neid Ukraina luterlasi ole varemgi ju nähtud, et me oleme nendel rahvusvahelistel kokkusaamistel käinud ennem ja nüüd, et võib-olla 90. aastate algus tundus see kuidagi võõristav, aga Ukraina luterlased on väga hästi teinud, nad ju hävitati praktiliselt täiesti, see oli suuresti saksakeelne, saksa rahva taustaga kogudused seal, nad olid väga suured, see konkreetne Harkovi kirik oli, ütleme selle Tartu Peetri sarnane või meie suuremate pühakodade mõõtu. Et see kisti Stalini ajal ikka täiesti maha ja tehti sinna kortermajad peale, nii et nad on kogudustena nüüd 90ndate või selle pöörde järel kogunenud taas, et see suvine kontakt, mis mul viimati oli, et seal, me rääkisime palju, eks neil ole ka igasuguseid probleeme seal kiriku ehitamisel ja taastamisel olnud, aga see hetk oli siis 16 kogudust üle kogu Ukraina ja nendest 2 jäid Krimmi aladele, kelledest siis suurt midagi hiljem teada ei ole, et tõenäoliselt seal nad sattusid täieliku info sulgu, aga need 14 nii-öelda suurele Ukrainale jäänud kogudust tegutsevad väga vilkalt ja see presentatsioon, mis meile seal tehti. Ma olin nimelt Wittenbergis, kus olid nii-öelda Ida-Euroopa alla siis nimetatud riikide luterlased koos, et päris korralik grupp oli ja ma arvan, ligi 10 erinevat maad olid seal esindatud nii pastorite kui kirikuõpetajate või pastorite kui ka kiriku töötegijate tasandil,
et seal oli kohe tunnetatav meie seas, et ukrainlased vajavad abi ja muidugi ega seal Poola ja Tšehhi ja Slovaki luteri kirikutel ka nüüd hiilgavalt ei lähe, et me seal lätlastega olime nagu sellised tõesti läänemaailmast tulnud oma olukordade ja võimalustega. Et see pani vähemalt minu mõtted ja selle Läti sõbra mõtted küll mõtlema selle peale, et neid saame ju toetada piskuga, et me tegime kohe sügisel ühe korjanduse kogudusena ja jõulukorjandus oli päris korralik, et need läksid otse sellele kontole, et see ei lähe ka otse selle Harkivi koguduse käsutusse, vaid ikka see on mingi ühendatud diakoonia talitus, mis siis on ka Saksa panga kaudu ühendatud, et see abi jõuab õigesse kohta. Ja olukord seal Harkivis on keeruline, et eile oli viimne kontakt, nad ikkagi on aidanud evakueeruda oma koguduse liikmetel ja põhiliselt on keldris. Et vastus oli ka, et otsest abi nemad ise ju kellelegi anda ei saa, et peaasi, et ellu seal jäävad praegu, et meie ja paluti palvetada, et nad ei saa ise oma teenistusteks kokku enam tulla, et esimene pühapäev on selline, mis nüüd selja taha jäi. Eks me kuuleme kõik, mis seal toimub ja seda ei suuda ette kujutadagi, et ma arvan, et see on vähim, mis me praegu teha saame, lisaks palvetamisele. Just. Aga annetatakse hästi, see on nagu küll hästi armas, et inimesed tahavad ja ma usun, neid organisatsioone on palju, aga just meie kirikuna saame kirikurahvast toetada otse. Just. Suur tänu, Praus Tooming. Palun õnnistust ja palume taevaisa, et meil rahu oleks ja et igale poole see kohale jõuaks.